Tere kallid, oleme siis taas oma 5D kanalil ja veeretame siis seda jutuks natuke sel teemal, et kuidas see 5D avanemine meie sees ja meie ümber toimub. Video algusesse ikka see sama jutt, et olge nii kallid ja palun tellige, sest sellest on mulle selle kanali elus hoidmisel on väga palju kasu, kui te vajutate seda subscribe'i nuppu. Aga tänane teema, millest ma tahaks rääkida, on selline, et ei teagi, kuidas seda nüüd nimetada, aga ühesõnaga praegune aeg on hästi volatiilne. Volatiilne selles mõttes, et see tähendab siis see sõna, pole võõrsõna, aga see on selline kõikuv. Tähendab meie meeleolud, me läbime väga emotsionaalselt väga tugevalt emotsionaalseid sündmusi oma elus. Inimesed lähevad lahku, juhtub õnnetusi, ühesõnaga elud teevad väga suuri pöördeid ja stressist või siis kannatust nimetage. Ühesõnaga see kannatus kuidagi saadab meid praegu. Ja tänase jutu mõte oli nüüd rääkida nagu sellest, et seda kannatust tuleks proovida näha kui võimalust. Kui seda, ühesõnaga, see on see protsess, kuidas see maailm meie ümber muutub, kuidas see 5D avaneb. Nimelt, mitte igasugune kannatus, aga see eriti praegune kannatus on tegelikult, ta viib meid järjest selle avanemise poole, nagu selle valgustumise poole nii-öelda. See valgustumine ei ole tingimata see, mida me nüüd oleme seal võib-olla kuulnud, et tuleb tohutu õndsus ja nüüd me oleme kõik valgustunud. Kaugel sellest. 5D ei ole tegelikult selline alghõllandus, kus meil puuduvad kõik probleemid. See on väga suur, järgmises videos ma tahan rääkida ka vastutuse võtmisest. Ehk et 5D's on see vastutus nagu väga obligatoorne. Ja kannatuste läbimine tegelikult õpetab meid nagu seda vastutust võtma. See tähendab, ta õpetab meid selles mõttes vastutust võtma, et me ei karda kannatust. Kui me teeme selle läbi, meie meeled nagu tugevnevad ja näiteks ma enda puhul, mida ma olen nüüd 2 aastat olen kõvasti liha suretanud. Ma olen dieedil olnud, ütleme niimoodi. Kes on mind varem näinud, teavad ka, et ma olen päris kõvasti alla võtnud. Ma 2 aastaga nüüd võtsin kokku vist 52 kilo või. Ikka nüüd omajagu. Aga ega see ei tähenda nüüd, ma kehakaalu poolest võiks ma ammu nüüd dieedi lõpetada. Aga dieet ei ole mingi asi, mida saab lõpetada. Dieet on see, mis tuleb ja jääb. Selles mõttes, et see on elustiili muutus. Ja nüüd õppides vabatahtlikult teatud mõttes seda kannatust, mis kaasneb ja läbides seda kannatust, mis kaasneb nende tugevate emotsioonidega, siis me tegelikult õpime, ma valisin nagu vabatahtlikult selle enda piiramiseks. Dieediga on see, näljatunne on ikkagi küllaltki kõva ja ta käib, ütleme nii, et see on kohati päris raske. Aga sellega ühesõnaga meel muutub nagu järjest tugevamaks. Selles mõttes, et ma järjest enam olen võimeline ise otsustama. Näiteks täna on mul juba, ma võin rahulikult öelda, et ma söön päevas näiteks 300 kalorit ja that's it. Kui ma olin paastoaeg, siis täpselt nii ma tegin, 40 päeva, ma sain umbes 350 kilokalorit päevas. Mis tähendab seda, et ma tulevikus võin võtta vastutuse selle eest, et mind ei juhi, minu eest ei otsusta mitte minu nälg, vaid mina valitsen enda nälga. See on see, miks me peame neid kannatuse etappe läbi tegema. Teine asi on see, et kannatus toob midagi tähtsat meis ülesse.
ta annab meile mingit informatsiooni meie enda kohta. Me saame näha, et ahaa, minu sees tulid sellised tunded, mul on sellised otsustused toimuvad peas. Kes nüüd muidugi juba oskab ennast jälgida. Ja mida rohkem me iseenda kohta teada saame, seda lähemale me jõuame valgustuseni. Valgustus ju iseenesest ongi see, et ma saan teada, kes ma olen. Ehk et see nihestus, mis tekkis algtrauma käigus, kus jumalik mina ja ego mina läksid nihkesse ja üks elab oma elu ja teine elab oma elu. Siis need traumad aitavad seda nihestust tagasi lükata õigesse kohta. Ja sellepärast nad on nagu paratamatud. Ma ei taha siin kuidagi nagu väga esile tuua seda, ma ei taha kuidagi nii-öelda ilustada kannatusi. Ma ei ütle, et kannatus on nüüd see, mida me peame alati raskelt elus läbi tegema. Aga kannatus on paraku elu osa. Ja ega samas see ütlemine, et igaüks peab oma risti kandma, ega see ei tule tühjast. See on ajaliku, möödunud video ma rääkisin ajaseosest kannatusega. Ehk see meie teadmine meie lõplikkusest ja me ei suuda sellega leppida ja siis ühesõnaga meil on mingid ootused ja lootused ja mis iganes. Ja need tekitavad kõik kannatusi. Ja need kannatused tulebki läbi teha selleks, et lõpuks nüüd jõuda sellesse kohta, kus me oleme nõus kannatuse tagajärgi võtma vastu ilma kannatust tundmata. Viima oma ärevuse maha. Ja praegu aeg loomulikult siis ongi selline, mis toob neid järjest esile. Paljud eludes on sellised fundamentaalsed murdumised, muutused, abielulahutused, töökoha kaotused, rahalised kaotused, mida iganes, isegi lähedaste kaotused, sõltub kellel missugune eluprobleem on. Tuleb seda tüüpi kannatus, mis paneb meid kõige rohkem nii-öelda ninapidi oma probleemi sisse. Ma toon näiteks jälle. Mul on eluaeguna mul olnud nagu rahamure. Selles mõttes rahamure, et ma kogu aeg muretsen, et raha saab otsa. Ehk et mitte, et mul raha vähe oleks. Raha mitte ka palju, aga mul ei ole otseselt, ma ei ole tegelikult raha puuduses kunagi väga olnud. Aga mul oli kogu aeg õudselt ihne ja kogu aeg, et midagi ei tohi välja anda, kuskil kõik õudselt tuleb kokku hoida ja siis ma sain ülemöödunud aasta lõpus saingi litaki, meil siin juhtus autoga, mingisuguse liisingus autoga, lõhnadega, ühesõnaga kindlustuse maksnud, mingisugune 20-30 000 pauk plõksti, eks ju. Lõi jalad nii alt ära, et Just hirm, tähendab selles mõttes, ega rahaliselt, ühesõnaga me tulime kõik lõpuks enam välja selle asjaga, aga hirm oli suur. Ja siis ma tõesti tundsin, kuidas ma regresseerusin, ma olin teki all, värisesin, mitte värisenud, aga põhimõtteliselt ma keeldusin teki alt välja tulemast, tekk oli üle pea. Ma ei tahtnud maailma vaadata. Ja ma olin silmitsi selle materiaalse turvalisuse kaotusega. See, mida ma elus kõige rohkem kartnud olin kogu aeg. Praegu juhtub paljudel täpselt samasugune asi. See kannatust ma peangi silmas, et olukord paiskab meid sellisesse kohta, kus me kohtume oma kõige suuremate hirmudega. Ja see on see kannatus. Ja see võib kole olla. Ja enamasti ongi. Ja tegelikult see valgustumine või nii-öelda selle viiste avanemine, ta tuleb, ta juhtub reeglina siis, kui inimene satub lootusetuse seisundisse. Ja sellepärast elu sellest ka hoolitseb, et me sinna lõpuks satuksime. Nii kaua, kuni me näeme, et ma saan siin hakkama veel, nii kaua ei juhtu mitte midagi. Aga kui ma olen selles kohas, et nii-öelda tee on püsti ees, mul ei ole enam lootust, ma ei oska näha võimalust, kuidas lugu võiks edasi minna. Lootus tähendabki seda, lootusetus tähendab seda, et lugu lõppes ära. Mul ei ole enam lugu ja ma ei tea, kus see lugu tulla võiks.
lootus iseenesest, no kuigi sõnaliselt nagu tundub, et lootus oleks nagu loo puudumine. Lootus on see, kus lugu on katkenud, ma olen nagu ilma loota, aga ma näen sealt uut võimalust tulemas. Aga lootusetus on see, kus lugu on täiesti läbi. Tähendab, ta ei pruugi läbi olla loomulikult, aga ühesõnaga ma ei näe sellel loo jätkumist enam. Tähendab, lugu ehk et evolutsiooniline areng sai otsa ja tekkis revolutsiooniline situatsioon. Ja kannatused viivad meid sellesse revolutsioonilisse situatsiooni, nii-öelda lugude arengus. Kus revolutsiooniline situatsioon tähendab siis seda, et loo selline kausaalne jätkuvus, põhjus-tagajärg jätkuvus, sai otsa. Enam põhjus ja tagajärg ei ole seotud. Toimub kollaps. Kogu süsteem kukub kaosesse. Noh, meie elu siis antud juhul. Ja võt sealt kaosest, ehk sellest lootusetus olukorras, kus ei ole enam lugu, kus on tühi. Lugu sai läbi ja kõik, mul ei ole mitte kuskile minna. Ja siis hakkab uus lugu. Ja see 5D uus lugu tähendab, see hakkab meist endast, see kasvab meist endast välja. Praegu me oleme mingisuguse loo tegelased, aga see lugu ei ole meie loodud. 5D avanedes, nüüd me kukume nagu kaosesse ja siis me tõuseme sellest kaosest uuesti välja niimoodi, et me ise oleme loo algallikas. Noh, siis nagu looja. Looja tulebki sellest lugu, eks. Ja see on hästi tähtis tunda. No see on tegelikult 5D olemus, ongi see, et minu lugu lähtub minust väljapoole. Mina olen algallikas ise ja siit, see ongi, siis ma olen selle nii-öelda see suur jutt sellest, kuidas algallikasse peame jõudma. See ongi see, et ma pean algallikaga üheks saama. Ehk et mina olengi algallikas ja selleks on vaja seda kannatust, noh, ei ole kannatust, lootusetust on vaja. Aga me ei saa sinna lootusetusse teistmoodi, kui me peame minema läbi nende valusate kogemuste, nii et noh, meil on veremekk on suus ja paanika ja meil ei ole kuskile minna, me ei saa aru, mis toimub. Ja siis toimub, kui me enam mitte millestki aru ei saa. Ja see etapp tuleb läbi käia. See on hirmutav, see on valus, see on palju selliseid teravaid elamusi. Aga ta on väga õpetlik. Ja ta aitab meil avaneda ise algallikana. Aitab jõuda sellesse tundesse, et minu maailm lähtub siit minust. Mina olen see, kust laiali kõik saab minna. Ei ole teist allikat. Minust lähtub, mina startisin. Ma olen nii-öelda see algimpuls, millest kõik lähtub. Ja seda ma pean tundma, 5D's ma pean tundma seda igal hetkel. See on see, mis ma järgmine video räägin sellest vastutuse võtmisest. Et see on see vastutus, et ma kogu aeg tunnen, kuidas lugu minust välja voogab. Ja ma iseenda olemisega reguleerin seda, missugune lugu siit tuleb. Kas siit tuleb vaenulik lugu, täis konflikte, siis on minu keskkond täis konflikte. Või tuleb siit armastust külvav lugu, siis ma elan armastusest külluslikus keskkonnas. See kõik on minu enda teha. Ja selleks tuleb, see kristluses on see risti tassimine, igaüks peab oma risti tassima, kuni sinna Golgata mäeni välja, läbi nende kõikide kannatuste, siis sured ristil, see on see kaosesse kukkumine. Ja siis tõused uuesti ülesse loojana, Kristusena. Kristus aktiveerub meis. Meie ego laseb lahti sellest mina olemisest. Siis ma jõuan sellest tundesse, et mitte mina ei ela, vaid Kristus elab minus. Ja see on niisugune suur vabanemine. See on huvitav, et seal on ühest küljest on kõige mina üldse. Minust voogab kõik välja. Ma olen algallikas, ma olen Jumal, ma olen Jeesus, ma olen mida iganes. Aga teisest küljest mind ei ole enam olemas. Minus on Kristus, kes elab minus. Ja see mina, see ego mina, see kaob ära. Ja selleks on vaja need läbi käia. Ma soovitan, kes viitsib,
tõesti teha ka vabatahtlikult mingisuguseid selliseid lihasuretamise moodi asju. Just sellepärast, et saada oma kannatuste üle kontroll, oma hirmu üle. Ehk et kui me suudame, öeldakse, et kui sa valitsed oma nälga, siis sa valitsid kõige üle. Et see on see on see himude taltsutamine. Ehk et me peame seda looma, mis kõigis on loom. Selleks, et jõuda sellesse 5T-sse, me peame selle looma endast taltsutama. Ja seda me taltsutame läbi kannatuste. See on dressuur meie enda looma jaoks, eks ju. Aga kuna me oleme ise see loom ka, siis me peame kogema seda dressuuri kannatusi. Dressuuriga kaasnevad ka piitsalöögid. Midagi ei ole teha. Präänikut on ka, aga on ka piitsalöög. Ja võt täpselt niimoodi me dresseerime oma sisemist looma, et teda kodustada. Mida rohkem me teeme seda vabatahtlikult, seda vähem tabavad meid juhuslikud õnnetused. Mida rohkem me jätame selle nii-öelda maailma korraldada, seda rohkem me peame olema valmis selleks, et ei tea, mis tuleb, aga midagi tuleb. Et see oleks siis nüüd see kannatuste teemaline ja kannatuste mõtestamine 5D kontekstis. Olge nii kallid, tellige ikka seda kanalit, vajutage seda subscribe'i nuppu seal. Ja teie kohtume järgmises videos jälle. Seniks kõik head ja nägemist. Tšau, tšau!